Kus auto niimoodi pidurdab ees, et tal on inimesed kastis ka veel, ei saa mööda ka kuidagi käest. Sadu on ka parasjagu tugev ja äikest lööb. Paugutab pidevalt. Ma ei kujuta ette, siis ta pidurdab, see läheb siin 20-25. Tahaks mööda minna, aga samas ei julge ka nagu. Ma kohe läheb mööda maha. Päris kreisi nägid, nüüd lõi taga väikest korralikult. Paneb ikka korralikult paugutab. Ma lähen mööda. Läks asi ise lõpuks mööda, nii kaua kui selgus. Wow. Täitsa räige. Siin on teeremondid niimoodi, et tulevad lihtsalt tee peal on kõks. Natukene maad vilgub midagi sul tee peal ja siis sa pead minema vastassuunal mööndi. Ja vahepeal oli üldse niimoodi, et teed ei olnud, auk oli sisse tehtud. Siit kõrvalt mööda minema oleks peaaegu sinna sisse sõitnud. Näed, niimoodi tulebki tee peal, tulebki kohe teeparanduskoht, mina ei saa esialgu aru, mida see tähendab. Aga sa pead minema vastassuuna mööndisse. Näe nagu praegu. Väike kabani. Niimoodi lähed vastassuuna mööndisse, et sa ei saa järsku tagasi tõmmata, siin võib olla kuskil augul. Ennem oli vasakul pool niimoodi ära asfalt lõigatud, et mitte ühtegi märki ei olnud. Et selle ilmaga nagu seda näha siin, kus on auku, siis tegelikult tuleb jälle. Hopsti, täitsa pekkis. Mul on kohvi ka siin kõrval. Kohvi läheb üle ju. Jah, korralik elamus. Täie eest, on ju. Täie eest, jah. Et see on, jah, äge elamus vähemalt. Peaasi, et elusad ja terved kohale tagasi jõuvad, siis on nagu see elamus täie raha eest. Aga teed on ohtlikud, kui Eestis oled harjunud, et tähistused hakkavad varem juba pihta, siis siin on märk ja ongi kohe teeremont ja kohe võtta teise ripped. Ma ei saanud aru, miks sellel ühel märgistus ei olnud, mina oleks võinud sinna auku sõita näiteks. Ma ei saanud sellest aru, see oli nagu kraater. See oli kraater, jah. Mitte ühtegi märgistust. Mõtle, kui sul oleks üksinda minna, lasedki mingi 80-ga ja siis niisugune asi jääb likkuma. Jaa, juba keeruline on neid aeglustajaid on ees nagu praegu, et tegelikult see on nagu hea, sellepärast, et muidu sõidad kiiresti ja sa ei jõua reageerida. Bussid asjad seisavad, mis nüüd toimub, ei saa mööda. Hopsti, ma isegi ei saa aru, et oleks sama tihe liiklus nagu ennem, siis oleks nagu ikka natuke see probleemsem see asi. Õnneks praegu sajab natukene vähem. Ja pole seda tee peal seda paksu veekihte. Aga selle eest ossa oleks. Ja ikka snoobib. Ops, kolks. Hoppa. Võtab säärist äärgalt rahulikult üle. Rendiauto pole mõtet esisid ära võtta. Ei ole mõtet, jah. Sellepärast ongi vaja alati Jeep saada. Aga see on kõrgem ka, õnneks natukene on. Pole nii madal. Läheb vähe langusesse ka vahepeal, ma vaatasin ainult kogu aeg on siin nagu lauge maa olnud. Ei julge mööda ka minna. Ära praegu minema. Niimoodi me siin sõidame 30 km tunnis, 25 km tunnis. Ma ei julge praegu ka minna, mul on võimalus. Ära, sa ei näe ju, mis seal on. Ai, läheb ise kõrvalt, mul tagant juba tuleb. Pekkinud ehmatab mu suikanaaliga, ma olen kohe järgi. Vähemalt ees, siis sa näed vähemalt, mida kuskil auto tuldud siis. Nemad siin keegi suunda ei näita, mina ainukusena näitan suunda, keegi kuskil ei näita. Lihtsalt lastakse signaali, minnakse laks kõrvale täitsa suvaliselt. Rendiauto küll, aga kojamehed nagu puhtaks küll korralikult neid akned ei tee. Hakkab pihta ja ma näitan. Siin polegi mul, ainult ääres. Vähemalt tänavavalgustus. Ja tänavavalgustus on hoopis lihtsam sõita selles suhtes, et okei, nüüd on vastu on parema. Meri on kõrval, aga merd näidata me teil hetkel ei saa. Seal näendamist ei ole. Aga me peame homme kõik selle tee tagasi sõitma. Päris tore saab seal. See on vähemalt vaadata, mida on valgustada. Crazy! Mis neil on? Nüüd tuleb järgmine, no. Mis asja nad teevad? What is doing?
ebareaalne. Nad on nii palju kõrgemal ka, nad näevad paremini sõita. Aga no niimoodi, et tulevad vastu, roller peab kraavi keerama. Seebu bussid ka. Ma saan aru, et korraks on nähtavus parem, aga sellepärast niimoodi kihutada ma ei kujuta ette. Täitsa külmalt kurvist ka läksid. Palju see on 60? Kui palju sina sõidad? Ei no praegu ma sõidan 30, ma ei saa. Ei, ma sõitsin 50, 60 sõitsin just. Aga kui ta mööda läks, me sõitsime kuskil 50-ga. 50 võib-olla mõni kopikas peale ja ta tuli. Seal ei olnudki võimalik kurvid olid. Ees tundub ka olevat rendiauto, see pidurdab täiega kõike. Ei julgenud isegi siit märkidest mööda minna, kui on tee see koht. Vahepeal lähevad ilmaolud nii hulluks, et tuleb niuke padukas, müristab, väikest paneb. Siis samas läheb jälle natuke paremaks. Täiega pidurdab meid ees kogu aeg. Kardab, seisab. Sõidab meil siin ees 20-25 kilomeetrit tunnis. Aga siin ongi üks poolega, mis siis saab, kui keegi vastu tuleb siin? Tundus, et on need mingid reguleerijad, aga nad magasid seal. Mis sa siis teen? Tõmbad siia aia auku, lõikad seal aia... Ebareaalne. Ja oleks ta siis nagu mingi lühike maa, vaid ta on nii pikk maa. Pikalt ka, jah. Väga palju on teeremonte, muidugi nüüd me oleme tulnud päris kiiresti. Selle viimase tunniga oleme ikkagi liikunud jõudsalt. Näitab veel 50 minutit ainult. Sa jutt, kus ta niimoodi. No siuke ussi panek, et opa. Korralik ussi tees pimedas sõita. Aga vähemalt see äärevalgustus annab nii palju lisa juurde, et vihmasadu on natukene rahulikum, et see muidugi siit ülevalt on mingeid asju tee peale kukkunud vahepeal. Vahepeal oli üks roigas ka keset teed, aga siiani on suht okei. Kivid on kõik tee täis uhanud ülevalt, näete, kõik on täis. Et selles suhtes tuleb natuke ette vaatama, on need kurvid ja kõik päris nagu nad on. Aga jah, siukest teed ei olegi lihtsalt tegelikult võimalik kiiresti sõita. Nüüd me hakkame jõudma kuskile või? Mingi asula moodi asi tuleb lõpuks või? Jälle jätab täistuvad ja ei tõmbagi täistuvad. Liigutas mitu korda, ei näe mitte midagi. Auto seisabki täistuuladega niimoodi. Veel ei ole kedagi siin. Nagu tõmbas silmad kohe tipitama, vaata, nad nii palju pikalt sõitnud ka. Et hopsti. Jah, mingisugune asula meil siin nüüd on. Nii inimene tuleb üle tee. Ja seisab. School zone. Koolitsoon või? Jõudaun, jah. Hoogu maha. Koolitsoon tuleb hoogi maha võtta. Huvitav, et inglise keeles on siit. No, neil on kaks rahvusvahelist, sa ei tea, et nad on kaks keelset riik või? Neil on kaks rahvuskeelt on. Üks on inglise keel ja üks on nende oma keel, neil ongi kaks keelt. Sellepärast, kui me nagu pangas käime, kui meil pangakaardi ära sõi, on ju. Sa nägid, seal oli samamoodi kõik olid ingliskeelsed sildid. Mitte kuskil ei olnud isegi kohalikukeelset sildi. Seda ma mõtlesin. Jaa, neil on lubatud selles suhtes, neil on kaks keelt. Ohanud, kive on kõik täis. Ülevalt kaela kukkunud, jah? Opa! Täitsa räige, kus ikka kivirahe lihtsalt vesi toob selle, need kivid kõik peab tee peale. Ma ei tea, kui palju siit näha näeb, et see GoPro ei näita ka nii hästi sinesse pimedas, et see on nagu... Opa! Nägid ka, mis tegi või? Sõitsi minu vööndisse. Täitsa räige. Jälle koolitsoon, võtame siin maha. Siin on kohe märk välja pandud, keegi on tassinud kohe välja, et kivid on maha tulnud mäe peal. Opa! Ma mõtlesin, asi läheb rahulikumaks, nagu läks vihma poolest rahulikumaks, aga teeolud on nagu iseenesest võib tee pealt leida ükskõik milliseid asju siin vahepeal. Jube kanged tuled on nagu vastu tulevatel vahepeal. No üks alasti jookseb jälle või? Ei ole. Ennem tuli üks mees tuli alasti, mingi asi oli peas. Siin öises seebus näeb kõike võimalikku, mis kõik mida ei usuks. Aga tegelikult valges võib siin väga ilus olla, vaata. Äike pani jälle korralikult.
Kojamehed võiks paremad olla, sinupoolne vaata, kus sa oled, onju. Sinupoolne pühib korralikult, onju. Ei pühi kus juures. Ma just vaatasin, et nagu siit nagu pühib paremini, aga vist on kus nurgalt vaatad. Ja minu oma on täitsa nagu tuksis. Opa! Ma siin veeses ei tea, kas on jälle mingeid auke või. Vahepeal ennem käis paar pauku. Just Gilbertiga, et näitavad, et mine mööda osad, onju. Autodel nagu ka Eestis. Ja näiteks mina Eestis alati tänan ohutuledega 2 korda või 3 korda, kui inimene näitab mulle mine mööda või annab teed või alati tänan. Ja siis Gilbert ütles, et siin on täpselt samamoodi Filipiinidel, aga paljud ei tea seda.